Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi? Siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloome maailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tänase saate külaliseks on AI ekspert ja koolitaja ning Productory asutaja Jarmo Tuisk. Ja Jarmoga meid siis seob üsna tihedalt siis kirg UX teemade vastu või product teemade vastu, mõlemad siis ka AI koolitajad, ma saan aru, sa oled siis, teed sisekoolitusi ja oled EBS-i poole peal päris palju ja ma teen ka samuti AI siis igapäevatöö tõhustamise sisekoolitusi ja Äripäeva Akadeemia poole peal ja samuti, et selles mõttes me nagu üsna sarnaseid samme oleme astunud siin oma karjääris, aga täna mõtlesime, et toome lauale siis sihukese kuuma trendiva teema, kuidas juurutada AI-d organisatsioonis, et paljud tootejuhid, kes siin meid kuulavad ja teised ka, et see on sihuke hea küsimus, just AI juhtimine on, kui me räägime, et meil on turundusjuht ja personalijuht ja IT-juht ja kes AI juht on, mida ta seal teeb siis, eks ole. Et nendele asjadele võiks siis natukene täna avada. Aga võib-olla lööme selle palli mängu siis mingi konkreetsema küsimusega. Võib-olla küsikski sinu kogemusest, et mis siis tavaliselt juhtub organisatsioonides, kui otsustatakse, et hakkame nüüd suure hooga AI-d kasutama ja AI-d juurutama, et mis sa oled näinud, mis sa oled vaadelnud? Tead, ausalt öeldes neid mustreid on päris mitu erinevat, aga laias laastus võiks öelda ülevalt alla või alt üles mustrid. Ja alt üles on olnud nagu varasemas faasis domineerivamad, et need ideed, et hakkaks kasutama, nad tulevad pigem meeskondadest või lausa kasutajate tasemelt ja siis proovitakse ise ja siis hakatakse, et mul oleks vaja veel oskuseid, tahaks rohkem kätte saada. Aga see teine ülevalt alla, see on nüüd pigem, ma ütleks, et kas viimase aasta trend ja nüüd viimase poolaastaga veel eriti terav trend ja see on siis nii-öelda juhatuse tasemel on aru saadud, et siin on mingisuguseid strateegilisi otsuseid vaja hakata tegema ja osad ettevõtted alustavadki siis sellest, et tegelikult on nagu juhatuse enda ring. Juhatuse enda koolitamine, enda teadmiste tõstmine nagu, ja siis tekib mingi arusaam, et mida nagu edasi teha. Just, et nagu seda ma olen näinud. Just, aga sa nagu aimad, et siis ambitsioon on ikkagi nagu strateegilist eelist saada konkurentsis, et AI teadlikult ja tõhusalt ja igatpidi nagu toimetada, et kuidas see juhtkonnast või mis see motivatsioon on? Motivatsioon on konkurentsivõime, absoluutselt, ellu jäämine. Kõigepealt need instinktid, eks ole, et hirm, et äkki konkurent läheb nagu nii kaugele mööda AI-ga, et me ei saa nagu enam üldse jagu, eks ole, et see rong kihutab minema. Ja teine on siis see motivatsioon, et kuidas siis nagu ka efektiivselt, see on küll osa konkurentsivõimsust, aga kuidas efektiivsemalt töötada, et see on väga suur pinge on tegelikult ettevõtetes sees täna ka, et pigem nagu et kuidas me saame asju efektiivsemalt teha, seda otsitakse seal. Just, ja võib-olla sa natuke mainisid ka seda, et nagu spetsialistide poolt nagu ka alt ülesse tuleb, et ma juba täna näen, et kui teate, nagu tarkvarades on sellise põhjatähe moodi ümara nurga ristikese ikoonikene, mis on need AI abimees igal pool on ju, koperdab jalus. Inimesed märkavad neid tööriistu, on siis nagu Excelis, Wordis, seal Microsofti muudes asjades või mingites muudes tarkvarades, mida nad oma eriala tegevuseks nagu kasutavad, et kas seal nagu varasemalt nagu töötajatelt alt üles, et kas see tundus sulle rohkem, et see on nagu see, et tarkvarad nagu kutsusid AI-d uudistama või inimesed ikkagi otsivad viisi, et nagu põhimõtteliselt oma tööd tõhustada või mis on nagu varasemalt kogesid?
kuni teatud maani, vaat siin on ka erinevaid inimtüüp, eks ole, noh, me teame, et on pioneerid, otsivadki kogu aeg ise proaktiivselt, kuidas ma saan paremini teha, eks ole, et see grupp alustas juba kuskil, ütleme 3 aastat tagasi. Siis kui tuli ja kohe alustati, eks ole, kuidas mina saan paremaks teha. Siis tuli nende nii-öelda järgmine laine, eks ole, vaatasid, üks kolleeg siin, ma ei tea juba, mingi ChatGPT teeb, ma tahaks ka nagu teada. Ja siis lepiti meeskonnas kokku, et hääkene küll, uurime siis kõik koos, et kas sa, noh, et kas sisekoolitusena, eks ole, räägi meile, mis sa teed, või siis, et äkki on keski nagu ekspert, kes siis nagu aitab meid toimetada. Aga nüüd see katab ära just nende nii-öelda proaktiivsete osa, aga siis on organisatsioonides ka veel sellised, kellel ei ole sellist proaktiivsust ja võt sealt siis on pigem see, et nagu ülevalt peab siis nagu juhtima ka seda hulka inimesi nagu sinna AI või uute üldse töövõtete juurde tegelikult. Just. Et see on päris huvitav, et kunagi, et stiilis oli see, et kui tõhusalt sa guugeldad, oli küsimus 20 aastat tagasi võib-olla, et siis sa teid hea termini, et kui tõhusalt sa ChatGPT-tad. Jah, täpselt. No täna peab... LLM-itad või tõhusalt. Ja täna peab juba nagu küsima endalt, et ma ütleks, aastal 2026 ei peaks ennast võrdlema enne AI ajastu produktiivsusega. Me peaks ennast võrdlema kas ise enda vastu, kas ma olen täna parem kui eile, või et kuna kõik kasutavad niikuinii, kas ma suudan veel paremini kasutada, eks ole. Et see võrdlusbaas ei ole mõtet enam arutada, et ilma AI-ta ma tegin näiteks 3 tundi kirjutasin e-maili. Ei, täna peaks võrdlema ise ennast nagu selle vastu, et noh, kõik ilmselt nagu lihtsalt ChatGPT tehes kirjutavad selle e-maili 15 minutiga, eks ole, kas on mingisugune meetod, kuidas ma sellest veel paremini saan teha, eks ole, ja et uus baseline on nagu tegelikult see, et kõik kasutavad. Ja just, mina tõesti, mul on ka siin, nagu kliendi päringuid tuleb siis asju ja mul on nagu, üleüldiselt plaanis ma ninaga tunnetan, et kas see asi, mis siia mul aknast sisse lendas, on nagu AI-s valmis kirjutatud nagu mingi päring, et ma nagu näen, et kuidas see struktuur natuke välja näeb, või see on siuke nagu inimese poolt käsitsi kirjutatud, et mul on nagu hakanud nagu, aga mida ma olen nagu leppinud sellega, et mina nagu ei ole nagu AI positiivne, nagu me siin Glenn Pilvrega agentide teemal paar saadet tagasi rääkisime, et meil on täitsa ükspuha, et kas tuleb siis personaalne kiri või AI abileb peas, et ma saan selle nagu sisendi info nagu kätte, et ma isiklikult nagu ei pahanda selle peale. Aga ma saan aru, et organisatsioonide sees siis osad pahandavad, kui nad AI kirjutatud asja saavad ja nad saavad aru. Seda on kindlasti, et siin on ikka nagu teatud puhtalt ka nagu emotsionaalsed suhet selle tehnoloogia vastu, eks ole, et ei suhtuta sellesse väljundisse nagu neutraalselt, eks ole, vaid võetakse arvesse, kust see tuli, eks ole, ja siis pannakse veel mingisugused indid. No tüüpiline näide on see, et vaata, kus tegi vigasid. Ja unustatakse ära, et mõni kolleeg tegelikult teeb umbes sama palju vigasid. Trükivigasid. Et selliseid asju, eks seda emotsionaalset suhet meil nagu sellesse tehnoloogiasse on ikka väga palju veel, just. No siin just ka üle-eelmine saade Hendrik Roonemaa käis rääkimas ja ta ütles ka, et seda AI skeptilisust nagu tasub ka võrrelda sellega, et siis kui 90-ndat tuli ja siis Microsoft Word on ju ja enne seda siis tehti kas siis käsitsi kirjutati neid kirju postiga või siis heal juhul trükimasina pealt. Et kas nüüd see kiri, ilmselt see käsitsi kirjutatud kiri on siiamaani väga personaalne, kui tuleb, eks ole. Kohe tunned soojaks läheb südames. Aga samas jälle, et kas sa oma igapäeva asja ajamises nagu tahad ja vajad neid käsitsi kirjutatud personaalseid kirju või sul nüüd see, et saad siin Wordi faile juba 30 aastat kätte saanud ja mis seal isegi välja ei prindita enam. Isegi välja ei prindita enam. Oota, kus inimesed nii laisaks läinud, enam printeritki ei kasuta. Täpselt. No ja nüüd on siis teistmidi, Aga tead, laias laastus, eks me kohaneme ja ma arvan, et me võib-olla aasta-paari pärast enam ei aruta selle üle, et kuda täpselt see
sõnum meieni jõudis. Me võib-olla arutame rohkem selle üle, et kus see väärtuse loomine nagu toimub, et kas see toimub seal kuskil nagu tehnoloogia mudelite sees või see toimub meil kuskil selle mudeli sees, mis meil ise oleme treeninud endale, eks ole, või meie omavahelises nii-öelda diskussioonis, et kus need efektiivsused tekivad ja millistes aspektides nagu meie inimtegevuses tekib nagu rohkem väärtust siin meie vahel või siis mudelis. Aga kui sul on nagu koolitusel siis nii-öelda AI skeptikud või kes ei ole nii AI positiivsed, et millega sina neid nagu, mis looga sa neid lahti sulatad, et üleüldiselt, no see on kontoritööks nagu julgemalt kasutada neid siis nagu võimalusi tegelikult. Jaa, tead, lihtsusega ja aususega, et sa pead nagu olema empaatiline, mõistma, kust nad tulevad ja mis aitab, ongi see, et see on okei, kui sa suhtud skeptiliselt, mingisuguselt, tahad proovida, tahad näha, kas see päris ja tahad näha ka, kus kohas need asjad piirid on. Võt, ma olen märganud, et skeptikuid aitab palju ka see, kui ausalt läbi rääkida või tuua ka välja, et kus on selle tehnoloogia nagu piir ja võt siis nad tunnevad, ahah, see mees ei ajagi lihtsalt mingit haibi juttu siin, et täpselt. Ja et ta nagu aitab mul mõista seda tehnoloogiat, eks ole. Just, et täna ma võin nagu mürki võtta, et tuhanded startupid ja nende suur tarkvaraettevõtted, kellel on siis AI kesksed töövood nagu sees ja see nagu jooksed ühe trendi otsast teise järgi ja kogu aeg on selline, ma ei tea, mingisugune FOMO hirm, et sa midagi ei kasuta, et see ka tegelikult ei ole nagu ka nagu väga, väga hea, vaid pigem ongi see, et kuidagi nii palju, kui sul infot sülle jookseb või praegu siin saadet ka kuulad, et siis sa nagu tead, et ma ütlen siis nagu need siuksed, see on nagu ma ei tea, korvpallimängus või jalgpallimängus on resultatiivsed söödud, et mis asjadest tekivad need resultatiivsed, sa võid väga palju tuhandeid töövoogusid mingisugust väga spetsiifilise asja tegemiseks teada või mitte teada, aga tegelikult on no võt, siin on nüüd huvitav asi, mis ma näen, et oskuste käärid süvenevad praegu, ja meil tegelikult seal, kui me räägime juurutamisest organisatsioonis, siis me ei peaks keskenduma niivõrd sellele tipule, kes suure tõenäosusega saab ise hakkama, aga keskenduma ja tulema tagasi nendele maha jäävatele, eks ole, ja vaatama, et mis on need peamised nagu mured, mis neid nagu tagasi hoiavad, eks ole. See on Eesti.ai, mis nüüd nagu riigi kanselei või kelle poolt asutati, et see siis tegeleb ka nagu sama teema kaardistamisega. No meil on nagu mulle tundub, hüpe on nagu ühel otsas nagu koolidele keskendub võib-olla rohkem ja teises otsas on siis Eesti.ai. Tead, ütlen ausalt, mulle esmalt on jäänud mulje, et otsitakse uut Nokiat natukene, rohkem kui sükest laiabaasilisust, aga ma arvan, et annab natukene aega atra seada inimestele, et kuhu see siis teravik satub. See algne nagu sõnum oli, et otsime uusi suure mõjuga nagu mingeid projekte või ideesid, aga võib-olla see suure mõjuga ongi, et aitame neid, kelle jaoks see AI on veel uus asi ja natuke hirmu on sees selles asjas, eks ole. Sest kui me nagu vaatame ka seda hiljuti Kutsekoja raportit OSKA, et seal tuuakse välja ühe nagu Eesti probleemina just teadmiste oskuste vähesus võrreldes näiteks siis benchmargina oli sinna siis pandud Taani näiteks kõrvale, eks ole, et kui palju Taanis ettevõtted siis kasutavad, see on umbes 2 korda võrreldes siis Eesti tasemega, et on selliseid asju. Ja seal joonistub just see oskus rakendada, et nagu teadlikkust on, et mingisugused tööriistad on, aga kuda ma seda oma töös rakendan,
noh, vot seda jääb nagu puudu ja seetõttu nagu enamus inimesi, kuidas ma siis ütlen, kukuvad tagasi sinna lõksu, et see riba, mis meil seal ChatGPT-s vastu vaatab, et see on nagu Google'i otsingu auk. Jah, et ChatGPT-d koheldakse kui Google'it. Jah, ma tahan midagi head. Ja, et kes on praegu näiteks presidendi kantselei juht, noh, küsimärk on ju, et sellisel moel siis on see tüüpkasutus ja mis praegu maksab ma ei tea, sampus Tallinnas ja eks ole, jah, et nagu jääb sinna see kasutus. Noh, ega ilma asjata, vaatame ka neid nagu, et kui nagu esimese paar aastat siis OpenAI siis ChatGPT nagu päris tugevat trendis, siis noh, ma praegu siin nii palju, kui ma olen vaadelnud, siis huvitaval kombel on siis just nagu Google nagu just selliste nagu kasutusvoogude kaudu nagu, noh, Google'i otsingus ka täna midagi küsida, kes on kanselei, presidendi kanselei personali ülem ja ütled, et kas on tekstivaste või veebivaste või pildivaste või AI vaste. Ja vaatad sealt siis või siis Gemini äpist või tasulisest Geminist ja samamoodi siis Claude, eks ole, ka, et ühesõnaga nagu need suur kolmik siin nagu, kes nagu võistlevad ja kraaklevad, aga lõppkokkuvõttes minu jaoks täna võtan ka neid nagu erinevaid, et millist nagu AI kasutada, et noh, et sul on see, noh, mis organisatsioonis on täna juba kokku lepitud, millised sul seal näiteks, kui see on väga nagu Microsofti kangeid ja häid litsentsi ostetud, mille sees on paketeeritud need tasulised Copilotid, siis noh, võinud seda, eks ole, kui on organisatsioon selline, ma ei tea, startup-ilikum ja kasutab täna Google Workspace'i, siis noh, seal on tegelikult sellest Geminist on hea nagu, või kui sul on nagu täiesti nagu sõltumatu, siis miks mitte siis selle Claudele, eks ole, võimalus anda. Claude või ChatGPT. Kui ma vaatan suured organisatsioonid täna, kuna nad on nii ehk naa Microsofti otsas, et noh, meil on päris palju enterprise level kliente Productoris ja nii on nende nagu see põhielu käib Microsoftis, eks. Et siis üsna loogiline ja Microsoft ei peagi nagu midagi väga tegema, nad lihtsalt ütlevad, et näe, siin on üks ikoon, et vajuta siia. Wordis on Excelis ja igal pool on. Vajuta siia ja nüüd on siis tegelikult Microsoft teinud ka sedasi, et tasuta Copilot ilma midagi juurde ostamata. Tegelikult on selliseks baasiks piisavalt okei. Ta ei ole cutting edge, ta ei ole nagu ChatGPT või Claude, eks ole, aga parasjagu niimoodi, et sellise baasi nagu katab ära. Just tundub nagu see tasuline variant, mis oli paar aastat tagasi, on täna tasuta. Ja, et see on nagu tasuta ja siis organisatsioonis on nagu, kui ta teeb oma eelarvearvutuse, ta ütleb, et nii ma maksan selle litsentsid, need Office'i litsentsid, okei, anname töötajatele selle Copiloti ja teeme selle peale siis oma selle nii-öelda baasoskused ära. Ja ma ei saa seda üldse nagu halvaks pidada, sest Copilot pakub sulle head andmeturvet samas kohas, kus ülejäänud failid on. Pilvetasandil. Ja just pilves, just täpselt. Ja saadki oma need põhiasjad ära, et lihtsalt siin on nüüd ka järgmine asi on see, et ainult selle nupu näitamisest töötajale ikkagi ei piisa, et me reaalselt nagu, kui me teeme mingisuguseid Copiloti koolitusi, siis inimesed vaatavad, sa süda, niimoodi see on ka nagu teha nagu tööülesande, nagu kasutada seda chati, eks ole. Et see on natuke meie jaoks vaata uus mõttemaailm, et sa töötad nagu vestluse sees. Sest vaata vanasti meil olid ikka, mitte vanasti, praegu ka, et me teeme Wordi dokumendi lahti ja siis hakkame seal nagu tööd tegema, eks ole. Käärime käised üles. Ma teen Exceli lahti, ma teen tööd, aga nüüd on mingi vestlus käib, et kas see on ka töö tegemine või kuidas ma selles kasutajaliides, see on nagu just see UX-i teema, et nagu meil on nagu uus paradigma, et meil on nagu mingi selline nagu töömeetod on nagu voog, eks ole. Ja ma ise ka, kus see alateadlikult aeg-ajalt ka kiiresti müts maha, kuigi ma nagu õpetan seda perfektse prompti kirjutamist, mis rollis on, mis taust on, mis on oodatavad tulemused, probleem, milline peab väljund olema, korraliku prompti ehitamisega, siis ise ka libised vahepeal, et ma ei tea, see ongi see mingi guugeldamise kasutuslugu, ja siis et nagu, lollakas, et paar sammu tagasi, tee veel see korraliku prompti, et juba avaldase 5 minutit nagu pläranud AI-ga, ta ei väsi ära ja ta aina rohkem ju avardab küsimustega, et see nagu võib-olla ei ole kõige tõhusam tänapäeval, et meil on tõesti siin on need
AI assistentide loomise Täpselt. võimalused, asjad, eks Jaa. ole, siis on kogu see agendi võimalused, eks ole, ja integratsioonide tasandil ja edasi, et noh, et selles mõttes, et lähebki ühtpidi nagu sellise, on võimalik seda korraldada sellise hardcore seal IT integratsiooni tasandil või teistpidi sellises lihtsas kontoritöös, kus on vaja, ma ei tea, mul tundub, et näiteks enamus esitlusi mul laseb nagu AI-dena kokku ja ma toimetan need lihtsalt üle. Sedapidi, et mul PowerPoint tuleb AI-st mul tegelikult, mitte ma ise ei joonista neid kastikesi nagu ammusel ajal. Aga võib-olla selline trivia küsimus, et kui palju sellisest AI juurutamisest on sinu hinnangul on nagu protsesside tehnoloogia juurutamine ja palju see on see organisatsiooni muutuste juhtimine või sa oled ise ka mingi konsultatsiooniprojektides olnud, eks ole, et mis sa nagu näed, see change management versus protsesside korraldamine. Ma paneks isegi need protsessid ja change management kokku ja ütleks, et eraldi veel vaataks nagu lausa seda tehnoloogia osa, sest mulle tundub, et see on see, kus täna nagu kõige rohkem nagu särtsu sees on, et mingi uus tehnoloogia, fookus kipub nagu libisema nagu lahendusele, mitte nagu sellele. Vidinad on alati. Ja, et kas meil on, kui me teeme selliseid nagu mitte puhtalt koolitusi, vaid ka pigem siis juba nagu töötoa või arenguprogrammi asju, eks ole, käib mingi nagu ideede korje, me teeme ennem idee korje, et millised probleemid on ja et kas AI saab selle ka ära lahendada ja kas AI saab teise asja ära lahendada, eks ole, et otsitakse, et teeks ainult selle ukse lahti, et vaat siin see AI on, eks tehnoloogia ja siis hakkavad kes asjad. On midagi sellist lahendanud. Ja, et AI nagu lahendab. Paljudel juhtudel tegelikult see lahendus võib olla hoopis tõesti nagu protsessi ümberkorraldamine ja paljudel juhtudel on ka see, et olemasolevate tööriistade kasutamise oskus, et ka see on nagu vajaka jäänud. Võt see viitabki sellele, et kui me tuleme tagasi sellele uuringule teadmised oskused on ja meil on tegelikult päris palju tööriistasid. Ja meil nagu lihtsalt ei adu sageli, kuidas neid võiks kasutada. Ja see viib ka selleni, eks ole, et kui sa tahad nagu juhtimise tasandil tõsta sükest baasproduktiivsust, siis tuleb nagu jälgida, et milline see tööriistakast nagu tervikuna on ja milline on meie oskuste tase tööriista kasutada. See on nagu asi, mis tegelikult jäetakse sageli kõrvale. Vaadatakse CV-s, et mis sa sinna markeerinud oled, et Word, Excel, midagi sellist on ju, et teed oma linnukesed ära. Päriselt ju keegi ei kontrolli, et kas sa nagu, mida sa nagu päriselt oskad seal teha, eks ole. Ja täna tuleb siis nii-öelda uus linnukene AI sinna, kas AI-d kasutada oskad, aga kuidas sa seda kontrollid või kas sellele üldse keegi vaatab otsa. Et seal see skillide tase on erinev, aga nüüd päris algusesse tagasi. Ma ütleks niimoodi, ma soovitaks, on see, et tehnoloogia umbes 10% tähelepanust, 20% on üldine niisugune konteksti majandus, andmemajandus ja see nii-öelda arusaamine informatsioonidest, info liikumisest nagu siis protsessides ja mööda protsesse ja ülejäänud 70% võiks vaadata inimestele otsa ja lihtsalt nagu rääkida, aidata neid. Muutuste juhtimise teemat. Tegelikult muutuste juhtimise teema ja mitte ainult nii, et näen, meil siin nüüd käis üks koolitaja ja tegime ühe webinari näiteks 300 inimesele, et nüüd on juhitud. Nüüd on tehtud. Ja, et mis on jätkutegevused, et võt selle nagu planeerimine, sest siin on on oht, et päris sellest ühest webinarist ei piisa. Ja ma olen väga palju, kuna Futurist teeb ka neid nii-öelda strateegiapäevi siis nii juhtkondadele või suurtemate organisatsioonidele, et siis ma olen nagu näinud, et kus siis kokku lepitud strateegia ja tegevuskava tulemused nagu lähevad juurutamise, et siis mina ei ole ma olen karjääris väga palju suur organisatsioonides töötanud, toetus Omnivasis ja nii edasi. Ma pole näinud, et ükski see nagu normaalne muutuste juhtimise tsükkel alla poole aasta üldse nagu hästi juhitud üldse tiimsed midagi nagu lähevad nagu uuele nagu suunale. Et see, et teeme ühe mingi koolituse 400 inimese linnuke kirjas ja kõik oskavad nüüd
nagu AI kasutada ja küberturbe küsimused ja nii edasi, et noh, see ei ole AI juurutamine, vaid see on nagu, noh, sa rääks 70% muutust juhtimine ja mul tundub, et see on niisugune poole aasta teema üldiselt. Kindlasti. Vähemalt. Ja muidugi Eestis on tegelikult väga häid organisatsioone, nagu juhitud organisatsioone ka, kus seda muutuste juhtimist kui nagu siis kontseptsiooni nagu tajutakse väga hästi ja tehakse, tegeletakse selle. Nii et noh, ka meil on olnud selliseid programme ettevõtetega, mis kestavadki kuskil kvartali, et väga erinevad, kõigepealt üldbaas ja siis teemapõhised baasid ja siis mingisugused veel töötoad, eks ole. Koolitustel on ka faasid, et koolitustel on nagu mõistmised, see täiskasvanud koolituste lähenemine, miks mingid ained kestavad ülikoolis täiskasvanule terve semester, et ei saa eeldada need asjad, nagu õpitakse ühe päevaga ära. Et seal ongi see mõistmise etapid, kasutamise etapid, eks ole, jällegi muutustega kaasamise etapid ja et see on nagu tükk tegemist. Just, ja võt siin tulebki nüüd mängu, et kuna see tehisintellekt on transformatiivne tehnoloogia või disruptive innovation, siis nagu visata see pall juhtkonnas kellegi olemasolevasse portfelli on natuke riskantne. Et IT-juht vastutab AI juurutamise. Ja sellepärast, et vaata, sellel IT-juhil on juba portfell. Tal on olemasolev portfell. Ta peab vaatama, et need süsteemid, mis seda ettevõtet toetavad, see infrastruktuur, need teenused, need tarkvarad, need töötaks, tal on juba portfell. Ja kui see uus pall sinna samasse kohta sööta, siis võib tekkida nagu koheselt see, et kas nüüd vana pall kukub maha põrkab see uus pall sujuvalt edasi. Ja võt see on nagu suuremates organisatsioonides tekitanud ka arusaama, et meil on vaja eraldi juhti. Et siis nagu sama pulga peale nagu turundusjuhi personali või ka on IT-juht? AI-juht. AI-juht, jah. Päriselt ka mõnikord on selle asja nimi ka innovatsioonijuht, selle positsiooni nimi, aga ma olen näinud et edumeelsemad on juba spetsiifiliselt võtnud selle ja osa tõesti ütleb, et see on AI-juht ja teised võib-olla isegi nutikamad ütlevad, et see on innovatsioonijuht ja ma ise soovitaks isegi võib-olla viimast, sest ma ütlengi veel kord, tehnoloogia osakaal versus nagu innovatsiooni juhtimine, organisatsiooni juhtimine läbi muud disruptive innovationi on nagu veel eraldi nagu täiesti nagu teema, eks ole. Ja keegi peab seda palli hoidma. Just. Ja see vajub laiali muidu. Esimest AI-juhi töökuulutust LinkedInis ja mujal ma nägin, oli vist äkki novembris või midagi sellist, oli see Postimeesgrupile vist oli nagu AI-juhi otsimine, et seda ma nägin kõige nagu esimesena, aga kui ma rääkisin nüüd AI koolitajate nii-öelda kogukonnaga ühel üritusel, et siis seal prognoositi, et siin juba prognoos oli, et mingi jaanuari lõpuks otsitakse just nagu sihtotsingufirmade kaudu juba mitukümmend nagu töökohta, nagu AI-juhti või siis sinu käsitluses ka innovatsioonijuhti. Ja kui ma vaatan palju neid ettevõtteid on ja meil on, et eks personalijuht ja turundusjuht aga puutubki nagu see võib-olla AI või innovatsioonijuht ja puutuvad ka IT-juhid, võib-olla ma ei tea, IT-juhtimist osatakse Telias sisse või midagi kannes. Teatud see on okei. On erinevad industrid täiesti okei on see ka. Et selles mõttes on, aga võib-olla natuke avaks siis seda AI juhtimise A ja O-d, et ütleme, et siis sa võtad AI juhi ja ta on siis töökuulutus ja umbes seal on siis 3 suuremat plokki, mida ta peaks siis nagu pidevalt tegema, et mis sul nagu tundub, et mis on selle AI juhi siis ametijuhend? Ametijuhend, kui ma mõtlen, et mis täna nagu need kitsaskohad on, siis esimese hooga see tuleb nagu endale nagu ära kaardistada see tänane oskuste tase, ehk siis luua endale tegelikult ka iseenda jaoks tööriistakast, et kuidas ma hindan selle organisatsiooni võimekust. Et see võimekuse ja baasi nagu paika sättimine ja see tähendab tegelikult siis organisatsiooni sisuliselt läbi jalutamist ja intervjuude tegemist. Küpsuse tase ja auditeerimine. See on, ilma selleta sa ei saa, mida sa jooksma hakkad siis, eks ole. Aga samal ajal tegelikult juhtkond ootab juba ka midagi praktilist, eks ole. Käega kasutavad. Sest vaat see ongi, et
kui sa lähed sellele tööle, sa pead arvestama sellega, sa pead tegelema strateegia ja strateegilise nii-öelda toimetamisega ja hästi praktiliste kohe nii-öelda madamalal rippuvate unte nagu ära toomisega, nii et sinu võimekus peab olema siis nagu kahetine, eks ole, käsi sees ja pikka protsessi juhtida. Mis need käsi sees on? Täna tehakse ja need näiteks proof of concept, et vot näed, proovime siin assistendid, agendid käima panna, automatiseeritud töövood, et me saaks kohe nagu näidata, et voh, näed, midagi sellist on. Success rate ei ole eriti hea selles nii-öelda kiiretes pokkides, aga võib-olla selles faasis ma arvan, et see on ka okei, et noh, kui sul näiteks pooled on ju enam-vähem lähevad kasutusse ja nendest pooltest omakorda näiteks 5% on sellised, et voh, noh, see on ka juba päris hea, eks ole, sellise disruptive innovation nagu faasis, et noh, tuleb liigutada mõlemat pidi, et mitte nagu jääda ainult nagu lobisema, eks ole, vaid hoida ka mingisugused asjad nagu kohe toimimas, ma saaks midagi nagu näidata. Jah, ma enda koolitustel on ka, mis me AI tõhustamine igapäevatöös just kontori inimestele, et seal ka kuidagi oodatakse, kogu protsess pannakse nagu AI keskselt. Ütleme, meil on mingi teenuse protsess näiteks, väga lihtne, see on logistika. Mingi see asi laost võtta, paketeerida, viia kuskile, meil on logistikat toimub meeletult, on see sul kiirabis haigete vedamine või leivapoodi vedamine või mis iganes leiburilt. Ehk siis nagu logistikas ja siis nagu kuidagi eeldatakse, et kohe kogu protsess on nagu haigest, aga tegelikult on see, võetakse protsess lahti, et okei, meil on niisugused sammud, on ju, seal sammudes on meil jokutamissegadust, mingid kohti, on ju, ja siis noh, seal protsessi nendes, kus nagu varvas ära lüüakse sammudes, saab siis nagu küsida, et kas kellelgi on kogemust või noh, põhimõtteliselt, et siin nagu AI võimalusi kasutada, mingid assistenti ehitada või mingisuguseid töövoogusid seal agentidega juhtida, et noh, seda pidi tundub. Et ma arvan küll, et olemasoleva protsessi mapping ja siis on ka veel küsimusi niimoodi, et võttes arvesse tehnoloogiat, kas see protsess, mida me siin nagu teeme, eks ole, kas see vajab uuendust? Eks ole, et see on ka, et mida me siin üldse teeme, noh, kuidas meil asjad käivad. Võib-olla mingid asjad tuleb ka ümber mängida nagu täiesti protsessi, töö, ja võt, kui sa protsessi nagu muudad, siis sellega võivad kaasneda ka siis nagu inimtöö nagu definitsioon ehk ametikoha muutus ja ka vajadus näiteks siis inimtöö järgi. Et no siin ei maksa ka nagu selles mõttes nagu roosade prillidega ringi käia, et meil samad ametikohad jäävad ja või et sama hulk inimesi teeb endiselt sama tööd, eks ole. Pigem on see, et noh, tundub, et disruptive innovation tähendab seda, et me ei tee enam samu asju täpselt, või vähemalt mitte kõik ei tee, eks ole, täpselt samu asju, aga samal ajal tekivad mingisugused teised väljakutsed, millega nagu ka keegi tegelema peaks, ja siis on niisugune ümberõppe vajadus, eks ole, et okei, ja et nüüd on vaja nagu midagi muud tegema hakata. No võib-olla niisugune praktiline näide, siin samas kõrval on Viimsi Selber, näeme siin tema seina, eks ole, et noh, et siin täna on küsimus ka, et palju peaks seda leiburi rukipala nüüd selleks nii-öelda 3 päevaks sinna poodi tassima riiulitesse, ütleme, ennem olid siis käsitsi siis nagu ennustamismehhanismid või mingis matemaatilised mudelid või seal, eks see täna nüüd annad võimaluse nagu AI-le ennustada, aga siis selles, et miks ma nagu kunagi ei ütle, et see nagu kogu protsess AI peale lükata, et seal peavad vahel olema inimesed, nagu väravavalvurid või kes iganes, kes nagu võrdlevad selle mingisuguse common sense näitajate vastu, kuna AI vähemalt ChatGPT 5.2 dokis oli see, et nad said 5.1-lt 5.2 peale hallutsioneerimise 6%, 4% peale, ehk siis mul nagu 100 otsusest võib 6 vale olla või noh, siis ma ei tea, mis nüüd 5.3 on, et ja siis sa nagu planeerid siin seda leibapoodi ja siis müüjad on pahased, kui eks ole, ma ei tea, piim on puudu. Kui piim on külmikus, puud on ikka täitsa jama. Kõige olulisem külmik poes. No vot, selles mõttes vahest tundubki tüütu see, et tuleb inimene ja räägib sulle, mis asi on AI ja teeb sulle sissejuhatuse ja kulutab su elust ja sinu töötajate elust 2 tundi, et rääkida, mis on suure keelemudeli sees, sest see on kõige levinum AI mudel, mida me kasutame, eks ole, tahaks kohe midagi panna selle AI tööle, et ära siin jahvata mulle siin 2 tundi sellest, aga siis
kui need inimesed aru saavad selle, vot siis tekib ka see nagu parem võimekus nagu pihta saada, et vot tõesti nagu ainult nagu selles lõigus võiks nagu seda laadi mudelit kasutada, jah. Aga näiteks selles teises lõigus, mis on siis see nii-öelda ennustav lõik, eks ole, nagu mis seda tarbimist ennustab, no selleks ei sobi keelemudel üldse, ei, see ei ole selle mudeli nagu olemus, eks ole, selleks on meil vaja ennustavaid mudeleid, mida me peame ise arendama, ise enda müügi statistika pealt või kui on keegi teenuseosutaja korjanud kokku nii Selveri, Rimi kui kõik muud datad ja teinud ühe mudeli, et kõikidele jagada, siis kasutada hoopis seda mudelit. Et, no võt, see on niisugune tüütu baas, mis peaks olema, on ju, et teha seda otsuseid, et kus kohas on tehisintellekti. Aga see, et nagu suurtemates protsessides ja mingis etappides inimene kontrollib üle, kas siis on AI-ga tehtud siis nagu sisend või mitte, et see üle kontrollida, et see on täna, ma arvan, sellest ei ole nii peapääsu selles mõttes. Kvaliteedi kriteeriumid, kuna nii kaua, kuni seda asja, mida AI toodab, tarbib inimene, peaks seadma ka inimene. Ja kui sa sead need kvaliteedi kriteeriumid, siis on võimalik kuhugi määrani ka automatiseerida selle kvaliteedi kontroll. Ja nüüd on sinu enda küsimus ka veel, eks ole, et kui on automaatkontrollid läbitud, et kas sa ise oled seal ka veel sees, et no teoreetiliselt jah, me saame nagu ka seda nii-öelda osa seda kvaliteedikontrolli sinna juurde tuua, mida rohkem me teame selle eelneva olemusest, eks ole, et kuidas see masin võib untsu keerata asju ja et siis me saame üha rohkem ka nagu neid väravaid sinna taha ehitada, mis nagu puhtaks teevad selle. Just. Aga vaat nüüd on asi, mida ei saa automatiseerida AI-ga, on inimsuhted. Ja ma arvan, et üha rohkem ärimudelites tegelikult hakatakse nüüd vaatama ka seda, et mis on meie äri ja meie klientide suhted ja kuidas need arenevad. Et võt, inimestel meeldib nagu inimestega nagu suhelda aeg-ajalt. Ma loodan, et see veel jätkub. Ja täpselt. Praegu üks see, mu tundub üks megatrend on see, et kuna nüüd see AI täpsus on nagu mingi taseme saavutanud ja siin me nagu loeme uudistest ka, kuidas siin meil Justiitsministeerium ja asjad tahavad nagu AI õigusnõustajaid nii-öelda või midagi pärast ka assistente nagu ehitama hakata. Et seal aina, näeme aina nagu missioonikriitiliselt, mul on täna mingisugune pärandi küsimus, juriidiline teema on ju ja järgmine jätt ma kohtun teenusega, mis on nagu AI. See on küsimus on see, et mul võib olla mingi freelance jurist, kes või annab nõua või ta kasutab AI-d, et see nõu mulle deliverdada ja ikka tuleb arve 100 € tunnis. Me oleme täna selles olukorras küll, sellepärast, et ma justkui nagu räägin inimesega, aga tegelikult võib-olla seal taga on juba ka nagu AI, eks ole. Ma eile rääksin audiitoriga, ta ütles, et ta ikkagi laseb AI-ga kõik asjad valmis ja siis ta vaatab inimesena nagu tšekib üle lihtsalt kõik laused, mis sealt nagu analüüsi. Aga see teeb ikkagi kiiremaks selle töö. Teeb ikka kiiremaks, jah, täpselt. Ja juriidilise osa täpselt samamoodi, et et see on nagu siis me rääksime, et teadmiste saamise ja küpsuse korraldamine, AI juhi roll on muutuste juhtimine, siseprotsessi teenuste tõhustamine õiges kohas, AI doseerimine just rääksime. Aga nüüd järgmine tuleb ebamugava teema, siis riskihaldus, GDPR, offline AI, muide praegu tuli just paar päeva tagasi tuli MacBook Pro M5 Pro protsessoriga, et seal täitsa selle aparaadi sees, mis ta maksab mingi 4000 € või 5000 €, et seal saab nagu seda offline AI-d väga toredalt jooksutada. Offline AI-d just, et ta ei ole netis. Aga see riskihaldus ja GDPR privaatsus ja legacy, et mis on nagu selle, mis toimub? Toimub see, et see on päris teema. See ei ole nagu pastakast imetud teema, sest enamasti meie koolitustel küsitakse peaaegu kohe alguses, mis mu andmetega saab.
mis mu andmetega saab, ma siin nagu jagan oma firma faile ja kliendilepinguid ja kus nad kõik lähevad ja kas ei juhtu nii, et nagu keegi teine saab sealt kohe kätte selle asja. Suur hulk sellest nagu hoiakutest või eelhoiakutest või arusaamast muidugi päris nagu faktidele ei vasta, jah, et mu andmed kuidagi nagu lähevad laia maailma. Teise poole seina vaatamiseks konkurendile. Aga see on ka oluline töö sellest AI juhi tööst, et nii-öelda aru saada, mis asi see nagu tehnoloogiliselt on ja veelgi enam ka osata selgitada inimeste küsimustele, sest see algab jälle sellisest osast, et kui ma hakkan nüüd aru saama, mis see tehnoloogia on, siis ma saan ka aru, kust andmelekked võivad tekkida. See on tõsine teema, andmelekked küll, aga mitte niivõrd ainuüksi AI kontekstis, vaid üha kiiremini kasvavas sellistes nagu pilvepõhiste rakenduste maailmas, kus selline nii-öelda tarkvara, ligipääs meil tarkvaradel on nii lihtsaks tehtud, jah? Brauseri aadress, Google'iga sisse ja kohe võid kasutada, pane siit faili üles, on ju. Ja, et jube raske on näiteks nagu jõuda järgi joosta, et mis seadmeid või asju kõiki nagu kasutatakse, et seega pigem ongi see nii-öelda fookus AI-juhi vaates on eelnev teadlikkuse tõstmine ja sealhulgas ka siis vastutustundliku AI kasutamine. Aga nüüd GDPR, riskihaldus, kübersek, need oma olemuselt on täna juba vähemalt korralikes organisatsioonides kaetud mingisuguste rollidega ja nemad peavad siis oma teadlikkust tõstma. Et praegu ongi nagu mulle tundub ka näiteks, et compliance vajab ka nagu kiiresti nagu järgi aitamist, et mis asi see AI on, nagu reaalelulised näited on ka sellised, et kuskil võib-olla pool aastat tagasi, võib-olla natuke varem arutati, et kui AI annab nõu lepingu osas, et kas ta on kolmas osapool, kas ma just nagu andsin kolmandale osapoolele nagu üle vaadata oma lepingu, eks ole. Jah, et ka seal tekivad nagu inimestel nagu võib-olla sellised küsimused, arusaadavad küsimused, aga siis peaks ka selgitama, et mis asi see AI siis nagu on, eks ole, kes seda arvamust avaldab, et ta ei ole ikka päris inimene ja teisel pool, eks ole. Et see mõttes, et ma kuulsin ka just kulutuks, aga ühesõnaga oli hiljutisel IT-konverentsil oli seltskond siis nagu IT-juhte nagu suur organisatsioonides ja tegelikult väga paljud ikkagi enamus sellest seltskonnast, kes jutustas terve ports inimesed, nad nagu ütlesid, et nad on kõik selle AI juhtimise ja need asjad siis nagu juhtkonna tasandil ja strateegia tasandil käima lükanud ja siis oli väga suure Eesti Panga üks nagu IT-juhtkonna liige, et ütles, et sorry kutid, et meie nagu töövoogudes nagu ei saa seda kasutada, kuna meil on see kliendi andmete ja privaatsus ja bla 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 ja siis ja siis tagant hiljem nad nagu ütlesid, et nad viisakalt kuulasid ära, ei hakanud vaidlema, aga tegelikult et saad seesama 5000 eurose M5 MacBook Pro netivabalt panna mälupulk sisse, mälupulk välja mingisugustes andmeanalüüsist nagu protsessi sisse, ta ei tee kordagi internetist, ta ei tee kordagi võlgus ja sul on offline AI-ga mõnikord väga suured nagu väga suure protsessi sammu saab sisemiselt või isegi mingi analüüsi mõttes nagu ära teha. Osadel organisatsioonidel juba ongi serverid ja väga delikaatset andmestikku siis töödeldakse offline töövoogudes ja see on täitsa okei. Et kui on nüüd selline asi, sest see eeldab seda, et nagu ettevõtte sees on ka mingisugused nagu levelid, eks ole, sul on arusaam, et milline andmevoog nagu millist töötlemiskeskkonda vajab ja kui sul on tõesti cloudi vaba nagu töötlemist, siis täna on ka selleks võimalused juba nagu olemas, eks ole, mida püsti panna. Aga sealt edasi järgmised tasemed, see on väga kummaline, et võtame selle Microsofti cloudi, mis on kõige levinum cloud, mida Eestis nagu kasutatakse, M365, inimesed vajutavad seal Excelis sisse nupu autosave, mis tähendab, et see Excel liigub cloudi. Ta ei ole enam sinu arvutis, eks ole, talletatud, ta on juba cloudis ja seal samas ettevõttes öeldakse kõrval, et Copilotit me ei tohi kasutada.
aga see on ju täpselt see sama Täpselt cloud, sama see. et kui sa selle Exceli nüüd juba lasid sinna M365 cloudi, mis see Copilot siis teistsugune. Just. Ja ei, meil on lihtsalt olnud... see liivakast on piiratum Ja. enterprise levelil, nagu saab panna Ja, aga andmete mõttes. no me oleme teinud ka koolitust organisatsioonis, mis ei olnud Eesti organisatsioon, kus AI-tööristad olid keelatud. Väga huvitav koolitus. Aga teate, mis sellega kaasneb Shadow AI. Ja, et inimesed lihtsalt taskus hoiavad oma chat-GPT-d. Ja sa saad nii kiiresti neti igalt poolt ligi. Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Aga siis kokkuvõtteks mul tundub, nii palju ma kuulasin, siis AI juhi ametijuhendis siis on see organisatsiooni AI kasutamise teadmiste saamise küpsuse korraldamine, koolitus, muutuste juhtimise korraldamine, siis siseprotsesside tõhustamine seal, kus vaja, AI, mitte kogu protsess nüüd AI keskseks teha, vaid just kõigepealt need mingid punktid, eks ole, ja need kontrollmehhanismid peale AI töövoo kasutamist, kui me teame, et siis 4% vähemalt see ChatGPT 5,2 hallutsineeris ja siis see riskihaldus GDPR, et et need juba on organisatsioonis, et siis jällegi, et nagu sa ütlesid, et see tööriist on tegelikult 10% nagu AI kui selline disruptive tööriist, et seal lihtsalt nagu vaadata üle, et mis on need tänased nagu protseduurid ja asjad. Et seal on selline valgustuslik aspekt, aga selleks peabki see AI juht ka olema ka tehniliselt teatud mõttes ikkagi kursis, et mis see oma olemuslikult see AI on. Et see üks mure nende tänaste nagu värbamistega on ka see, et ei ole sellist head nagu tööriistakasti ka värbajal, et otsustada, et kas millise kompetentsiga see inimene on täna. Me testime seda, nagu ikka uute positsioonidega, me testime, me värbame, me vaatame tulemuste pealt ja siis selle läbi tekib nendes personaliprotsessidesse ka oma tööriistakast, et kuidas hakata hindama, kas inimene sobib juhtima. Peeter Marvet ütles, et progejaid tegelikult ju värvati niimoodi, et töövestlusel oli, see Flits või ma mäleta mingi et siis ikkagi ta pidi progema seal silme all midagi ära nagu kiiresti. Ja me kasutasime seda Tietos ka tegelikult omal ajal, et tegelikult samamoodi, et see mingi, võib-olla isegi mitte paha pärast, et kui sa nagu nagu aru saada inimeste tasemest, et kas sa, ma ei tea, et see guugeldamistoskus versus ChatGPT-tamise oskus ja aga see jällegi oleks kuidagi hästi inimest austavalt ja küsikelt, kuidas tahad, et me nagu intervjueeriks, valideeriks seda sinu küpsuse nagu taset ja mitte sellepärast, et sa nüüd ei oska ChatGPT-tada, vaid lihtsalt mida me saaks juurde koolitada, kuidas me saaks ise koolitusi planeerida, kuidas muutuste juhtimist saaks planeerida ja kõike seda. Aga legacy süsteemid, mis seal on nagu toimumas oma sinu nagu koolitusprojektides või auditites või asjades? Legacy on päris probleem ka Eestis juba, et me küll ennast nagu sageli kujutame ette, et me oleme nagu IT nagu seal eesrinnas. Aga milleeniumi eurorahade eest ehitatud suuresti süsteemid. Nendest me räägime. Sadu miljoneid. Täpselt, aga nende sünnihetk on umbes juba 10 aastat möödas vähemalt ja nende ülesehitus on siis ka ju nagu selline, kus täna selline, kui me päriselt juba hakkame mõtlema nendele ülesannetele, et siin infosüsteemis võiks AI midagi teha, siis see kiht, et nagu püütakse see AI sinna külge nagu niimoodi, pookida kuskile. Spageti-hunnikule. Sinna nagu külge, siis ta teeb seal sellise nagu väikse asjakese võib-olla ära, aga see ei muuda seda nagu olemust, et uued infosüsteemid, meil tuleb teha mõneti nagu selline nagu valus otsus, et me peame oma uusi infosüsteemi üles ehitama niimoodi, et kasutaja ei ole enam ainult inimene, vaid kasutaja on ka agent. Ka agent, täpselt agendi keskselt. Ma just käisin Äripäeva raadios rääkimas sellest AI agendi kogemusest nagu e-poodid, et täna on e-poe, ilma naljata, et ma olen ühtpidi on kasutada IDES selle e-poodi ja teistpidi on sealt üleval
Headis juba läheb nagu agendi sõbraliku, promptingus agent sõbralikud tabelites ja asjades nagu info kätte. Täpselt. Et agendi kogemus siis, Ja. AX selles Ja. nimi. Ja. Aga no süsteemides samamoodi, et siis Süsteemides on samamoodi selles mõttes, et kujutage nüüd ette olukorda, kus meil on siis näiteks SKAIS, Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem ja täna see on üks suur vormide nagu süsteem, mille jaoks siis eksperdid, inimesed ongi palgatud niimoodi, et nad saavad neid vorme täita, eks ole. Ja kui sa nüüd mõtled, et Sotsiaalkindlustusameti juhina, et ma tahan efektiivsust tõsta, ma tahan AI sinna panna, jah, eks ole, siis AI ei saa seda SKAIS-i kasutada. Ja sealt tekivad mingisugused, tõesti mingid sellised hädalahendused, et agent on siis, võtab nagu arvut üle ja siis hakkab niimoodi fieldi kaupa nagu täitma. Eeltäitma näiteks. Aga see on natukene nagu, ma ei tea, hobusele nende laternate külge panemine, et pimedas sõita, eks ole. Et see asi jääb ikkagi hobuseks, et isegi kui tal laternad küljes on, jah, et päriselt peab see süsteem nagu kohanema niimoodi, et AI-l ei ole seda vormi vaja näha, seda kasutajaliidest, tal on vaja teist liidest. Teistsugust liidest, jah, et see kohe nagu progemise siis nagu Headis läheb sisse, üsna esimese asjana. Täpselt, et niimoodi need, aga need on nagu väga... See tähendab uusi investeeringuid jälle, jah? Jah, uusi investeeritud need. Rõõm on see, et tarkvara arendamise kulu läheb alla. Jah, täpselt. Niimoodi, et võiks julgelt vaadata ikkagi sinna suunda. Mul oli siin, siuke väga lihtne benchmark oli, stiilis, et palju maksab ühe WordPress veebilehe vaate nii-öelda disainimine, nagu infoarhitektuur, copy, kõik asjad, mingi tooteleht, saunade müümine minu pärast, eks ole. Siuke disain, copy, värgid, kõik väga hästi. Siuke laias plaanis, 1000 euri peal vaade. Ja siis varem oli juba seda WordPressi see sama lehe progemine, oli nagu teine 1000 euri peal vaade. Aga nüüd ma siin just hiljuti nagu põrkusin ühe case'iga, kus siis tegelikult väideti, et endiselt 1000 euri peal vaade, aga siis kui nagu on teises ehitusjärelevalve või programmeerimisjärelevalve nagu teised vanemarendajad ütlevad, et tegelikult mitu tükki ütleb, et see on 90% vähem, kuna AI tuleb kasutada progemises ja täna me nägime üks lahe pangaarendaja tegi siis niimoodi, et ta tahtis kõige optimaalsemat suremus saada, et ta pani terveks päevaks, ta proges käsitsi, et Copiloti ja Gemini pani vaidlema. Ja nad lihtsalt seda teemantit lihtsalt, nagu krüptokaevandaks, kuni see perfektne vastus tuleb. Ja terveks päevaks pani vaidlema ja sai ka selle, mis ta tahtis. Et need tõhusused, millega nagu, sa ütlesid, et progemise kiirus meeletu. 10 korda miinimum, eks ole, kasvanud ja täna, me näeme need masskoondamised, eks ole, USA tehnoloogiasektoris, kõik ainult räägivad ju sellest, et meil just see, et progemise tõhusus on nagu AI-ga nii palju tõusnud, et me ei saa enam rääkida seda, et 5 aastat tagasi oli progemise maht selline või 10 aastat tagasi eurotoetustest saadud nendel, mis need on, monoliitsüsteemid ehitatud või spagetid. Et päris, on võimalusi need tõhusamad. Absoluutselt, et minu suurtes organisatsioonides tasub nüüd otsa vaadata uuesti IT-investeeringutele ja võtta ka endale siis uus baseline juba aluseks, eks ole, et jagage kõik 10-ga, seda ma julgen soovitada, armsad arendusettevõtjad. Minu kogemus on see 10 korda tõhusam, ütleme 10 aastat tagasi programmeeritud süsteem nagu 10 korda tõhusam täna AI abil programmeerida, et kas see on nagu sinu tunnetus ka või see on number, millega ma lihtsalt siin flexin saates? Ei, sa oled üsna konservatiivne. Isegi ma tahaks öelda, et sa oled konservatiivne. Ja kuidas ma seda tean? Lisaks koolitaja tööle, konsultandi tööle, ma olen tarkvara ettevõttes tootejuht ja meil toimus ka tarkvara ettevõttes ka toimus nagu reaalne ikkagi üleminek agentsele kodeerimisele nüüd eelmise aasta viimases kvartalis, eks ole, ja täna ma võin
CTO käest pärast täpselt üle küsida, et see nii-öelda agendi poolt kodeeritud koodi osakaal on kindlasti, ma pakuks 80%, jah, just, ja nüüd see arendamise nagu fookused on siis kontrolli faasides. Automaatkontrollid ja värgid, eks ole. Ja kuidas siis inimene lõpuks rahule jääb selle asjaga ja eelfaasides strateegiline otsustamine, mida arendada üldse. Ja täpselt. Ja et need on need kohad, kus siis nagu aega kulub veel, see vahe on väga palju automatiseeritud. Järelikult ma olin konservatiivne, nii et miinimum 10 korda. Ma arvan küll, ütleme, et kui meil oli see Millenniumi aegne mingi monoliitsüsteem, mida võib-olla Helmes või Nortal või keegi teine seal, ma ei tea, 70 miljoni eest või 100 miljonite eest nagu ära programmeeris, siis täna juba pigem julgustame mõtlema, et selle asja tegemine on kui mitte mitukümmend korda odavam. Ja tulebki AI keskeks teha. Kui tahad neid AI siseprotsesse kohe tuleb, planeerida. Schwarzenegger ütleb, do it now. Nii on tõesti, jah. Ja siis võib-olla natuke veel zoomiks välja, alustasid sellest juhtkonnast, et päris palju on ikkagi juhtkonna tasandil seda AI juhtimise strateegiast, me ise ka nüüd aprillist tuleme Futuristi poolelt nagu mitme teenusega välja, üks on nagu me oleme strateegiapäevi nagu mitmeid aastaid läbi viinud siin juba 1000+ päeva, et meil tuleb nagu see AI strateegiapäevad või üldse nagu mis iganes koostööpäevad, et AI juurutada ja teine on siis nagu AI juhtimise siis teenus, et AI juhtteenusena, et siis täpselt samamoodi, et võiks täiskohaga inimene olla ja meil siin nagu 70% on muutuste juhtimine ja kõik asjad, aga tegelikult see on nagu tiim, eks, kus siis täna personalijuhid on ja sisekoolitajad on väga hästi, oskavad ka muutuste juhtimist korraldada, et see võimalusi väga palju, aga kuidas võib-olla sinu kogemusest veel võib-olla siia otsa, et kuidas võiks käia selline igapäeva koostöö nüüd selle AI juhi, kelle ametijuhend nimel läbi arutasime siin hetk tagasi, IT-juhi ja võib-olla teiste juhtide vahel. Mis sul nagu, mis sa tähele oled pannud? Üks, mida ma olen nagu tähele pannud ja ma ei ütle, et mul veel on kohe niimoodi taskust nagu retseptid välja võtta, et kuidas seda lahendada, aga üks siuke inglise keeles see on anti-pattern või et asi, mida mitte teha, on see, et AI juht saab rakendusprojektide omanikuks. Vaata, see on esimene instinkt, eks ole, et AI juht hakkab seda projekti omama, mis seal nagu läbi viiakse siis organisatsioonis. Miks see on halb pattern? On sellepärast, et kui nüüd keskastme juht, näiteks siis oletame mingisuguse müügimeeskonna pealik ja saab aru, et tegelikult selle projekti omanik on AI juht, siis ta Pole minu mure, las see AI juht lahendab selle probleemi ära. Aga tegelikult äriprotsesside omanikud on need, kes peavad jääma ka nende muudatusprojektidega päris omanikeks, eks ole. Ja AI juhi roll pigem on vaadata, et need oleks kasutatud ja need projektid läbi viidud parimaid praktikaid kasutades, nügida, et need ikkagi ellu saaks viidud õigel hetkel, küsida, kuidas läheb, millised tulemused on, eks ole, et see on natuke selline maatriks juhtimise ülesanne, aga just risk on see, et AI juhile antakse see nagu ülesanne või projekt nüüd näiteks siis müügitarkvara täielik üleviimine mingisugusele muule asjale. Et seda ma otseselt ei soovitaks. Ja see on natukene nagu riski business, et äkki jääb liiga metameheks siis, eks ole. Ja et see on nagu, kuidas see on selline õhuke jää, et ta nagu ei väga ära ei driftiks juht nagu päris elust, aga et see nii-öelda sisuline juht on ikkagi see primary, see põhiline omanik, et ja, see on hästi oluline ja organisatsioonis tabada. Ikkagi keskendub selle muutuste juhtimise korraldamisel oma tiimis, strateegia teema, eks ole, kõik buy-in ja asjad. Ja AI juht on siis nagu pidevalt kohal olev, nagu, ma ei oska isegi öelda, kas mentor või selline tugi sulle, eks ole. Ta samamoodi saab öelda, et näed, seal osakonnas tehti sihukest asja muutuste juhtimisel, et toob seda näita. Pigem on siis nagu kuraator võib-olla, mõttes võtaks selle nagu leveli. Ja ega mis iganes, meil on ju
samamoodi on personalijuhid olnud, selles mõttes, et ju erinevate üksuste nii-öelda kureerimisega tegelevad või mingi pärast ka turundusjuhid, kui ma ei tea seal, no millal lihtsalt turundus tuli, eks ole, siin ma ei tea, 70 aastat tagasi või midagi sellist, et varem oligi lihtsalt turul müügi inimesed ja laadal müüdi, osta kaupa, on ja, et kogu see marketingi pool, et samamoodi, et nad nagu siuksed nagu tugiüksused, mis siis mõjutavad ikkagi väga palju see teenusomanikke, et siin nagu see seal võib olla, on erandeid, kus sa tõesti nagu siis piloteerid lahendust või väärtusloome ahelat organisatsioonis, mis on lisaks olemasolevatele osakondadele, töövoogudele, protsessidele. See on innovatsiooni asi. Just, jah. See on see innovatsiooni. Ja miks on hea, kui AI juht on innovatsiooni? Ja just, et siis võib küll olla selle projekti omanik, juht, läbiviija ja meeskonna kokkupane ja see innovatsiooni juht ise. Ja, tema nagu teeb siis seda skunkworks, ja, mis nagu öeldaks, eks ole, et mingi spin-off ehitab või midagi sellist, eks ole. Aga on juba nagu AI kesksed. Aga võib-olla siis, ja viimane küsimus ennem, kui me laiali lähme, nagu väga ausalt, et mis eristab organisatsioone, räägime suurorganisatsioonidest, ka on siin võib-olla siin mitmekümneid töötajaid või mis iganes või sadu töötajaid, mis eristab organisatsioone, kelle siis AI juhtimisega on nagu päriselt edasi jõudnud sinu vaates ja kuidas seda mõõta? Mulle tundub, on see edasi jõudmine väga palju seotud selle juhtkonna, tippjuhtkonda enda nagu oskuste ja teadmiste tasemega, et see nagu on väga suur eristaja. Et nemad teevad neid võimalusi ja piiranguid juba. Ja, nagu täpselt, ja läbipaistvalt on aru saanud, eks ole, et millega nagu tegu on, et tegemist ei ole enam nagu plakatitega, et ma olen nüüd, tegelen siin AI-ga, eks ole, vaid nad on ise aru saanud, nad on ise kasutavad, nad on ise edasi jõudnud asjad ja nad siis oskavad ka juba nagu siis organisatsioonile sellist nagu lüket anda. CEO, kes oskab agendi abil oma kompanii veebisaiti koodi uuendada, on nagu üks näide sellest, et inimene nüüd teab. Sa kohtun sellise? Ja ma töötan ühe sellise CEO-ga Agrellos. Ja, et ma õpetasin talle selgeks, et kuidas need asjad käib, kuidas vibe-koodimine käib ja nüüd on nagu läheb. Et see, ma ei ütle, et nagu kõik meie börsiettevõtted peaks niimoodi tegema, aga miks mitte? Miks mitte teisalt, on ju? Ja siis on seal olemas selline nagu isiklik kogemus. Vaata, kõik ettevõtted on alustanud kunagi väiksest ja need CEO-d ise ka päriselt teavad, kuidas saia teha, eks ole, kui need seal on. Ja natuke sarnane asi on ka siin. Kuidas nüüd mõõta seda nii-öelda AI läbi nii-öelda edukust läbi viimisel? Siin on selliseid nagu pseudomõõdikuid jällegi, mis ei ütle suurt midagi, näiteks mitu agenti mul kasutusel on. Who cares? Päriselt. Who cares? 26 000 agenti on kasutusel. Ei, no bottom line on ikkagi see, mida tuleb siis vaadata, eks ole, et kuidas su ettevõtte äri sellises olukorras ikkagi püsib, et vaatame ikkagi nagu reaalseid numbreid, palju raha on. Täpselt, palju raha on, et tulud ja kulud ja tõhusus. Ja mina arvan küll, et nagu selles mõttes nagu ei maksa nagu midagi muud väga nagu vahend tulude suurendamiseks või kasumlikkuse kasvatamiseks või kulude vähendamiseks, that's it. Nii ta on. Et seesama on see 10% tegelikult AI kui disruptive tööriist ja siis me räägime nagu muud asjad, muutuste juhtimised, 7% ja teised teemad. Aga sellega tõmbame täna joone alla. Aitäh kuulamast, saatused Andres Kosti Futuristist ja Jarmo Tüisk ja siis uute kuulmisteni. Lehva, tšau! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!